Teadupärast pole meres nii selgeid piire kui maismaal ning merekeskkonda mõjutavad looduslikud kui ka inimtegevusest tulenevad surved. Sellepärast ei saa ühe aasta põhjal panna mingisuguseid järeldusi paika. Oluline on järjepidev seire ja aastate jooksul tekkinud trendid, mida analüüsida. Üks põhilisi trende, mida hetkel Eesti merealal näeme, on seotud toitainetega. Üldfosfori sisaldused Eesti merevees on langustrendis, aga samal ajal on lämmastik tõusutrendis. See tähendab, et toitaineid on piisavalt ja isegi liiast, et soodustada intensiivseid vetikaõitsenguid. Olulist rolli mängib ka ilmastik. 2025. aasta talv oli üpris soe ja jäävaba. Selle tõttu soojenes merevesi kevadel väga kiiresti ja aprillikuus registreeriti mitmes kohas rekordiliselt suured vetikaõitsengud. Suvi oli sademete rohke ja sellest tulenevalt oli jällegi toitainete sisaldus meres suur. Ka suvel registreeriti näiteks Väinameres kui ka Soome lahes erakordselt intensiivsed ja tavalisest kauem kestvad sinivetikaõitsengud. Kõige märkimisväärsem oli kindlasti rekordilised vetikaõitsengud. Need olid intensiivsemad, kauakestvamad ja varasemad kui tavaliselt. Suur fütoplanktoni biomass soodustab vee hägusust ja sellepärast näiteks Pärnu lahes mõõdeti eelmine aasta keskmiseks vee läbipaistvuseks ainult 1,7 meetrit, mis võrreldes teiste Eesti merealadega on väga-väga madal. Positiivse poole pealt rõhutaks, et Eesti mererannad on päris puhtad. 13 seiratud rannast 6 saavutas hea keskkonnaseisundi, mis tähendab, et seiratud ala peale oli vähem kui 20 prügieset keskmiselt siis. Ja see näitab, et Eesti inimene on keskkonnateadlikum. Aastad ei ole vennad. Vastupidiselt möödunud talvele on meil kõigil värskelt meeles selleaastane külm ja jäärohke talv. Just sellepärast ongi oluline andmeid pikaajaliselt vaadata ja analüüsida. Üks on aga selge. Eutrofeerumine on endiselt äärmiselt oluline ja suur probleem Eesti meres. Ja kliimamuutused võimendavad seda probleemi. Sellepärast, et kevadeti, kui vesi kiiremalt soojeneb ja sademete rohkel suvel jõgede kaudu rohkem toitaineid merre jõuab, siis see ainult soodustab vetikate kasvu. Inimesele tegelikult on see kahe otsaga asi. Ühest küljest on ju mõnus juba kevadel tulla enam-vähem talutavasse merevette suplema, aga teisest küljest, kui meri õitseb, siis just sellised madalad lahed on hästi hägused, ebameeldiva lõhnaga ja sinivetikad on teadagi nii inimesele kui lemmikloomadele ohtlikud. Nii et vahest suisa ei saa isegi ujuma minna. Eks lõppude lõpuks näitab ainult aeg, mida see tegelikult meile tähendab.